Kallid eestimaalased, alles äsja tähistasime oma riigi 105. sünnipäeva. Palju õnne meile kõigile selle puhul veel kord. Sellistel tähtpäevadel vaatame alati ajalukku ja meenutame Eesti riigi mineviku kõige olulisemaid verstaposte. Me kõik teame neid. Iseseisvusmanifest, vabadussõda, Tartu rahu, vaikiv ajastu, okupatsioonid, laulev revolutsioon, iseseisvuse taastamine ja veel palju hetki. Meie ajaloo mõned seigad võivad meile meeldida või mitte, aga neid me muuta ei saa. Mis on olnud, see on olnud. Tulevik on aga meie endi kätes. Tänasest kuni 5. märtsini saavad kõik hääleõiguslikud kodanikud hääletada Riigikogu valimistel ja selle läbi valida Eestile tuleviku tee. Me valime endale tulevikku, mis omakorda muutub kunagi meie laste ja lastelaste jaoks ajalooks. Nemad annavad meie tänastele valikutele tulevikus hinnangu. Nende valimiste tulemused otsustavad selle, mis suunas Eesti areng jätkub. Võib tunduda, et valikuid on palju, erinevaid erakondi ja kandidaate niivõrd rohkesti, et võtab silme eest kirjuks. Ühed on uued ja põnevad, teised paljusid lubadusi jagavad. Lähemalt vaadates on valikuid tegelikult 2. Valik seisneb selles, kas järgmise valitsuse moodustab Reformierakond või EKRE. Valijad otsustavad selle, kas Eesti on ka edaspidi avatud, sõbralik, Euroopa Liitu, NATOsse kuuluv tark riik, kelle sõna maksab nii Euroopas kui maailmas. Või viskame prügikasti kõik, mille poole oleme alates taasiseseisvumisest pürginud ja meist saab edaspidi väike, liitlasteta, tigeriik, kellest sõltub aina vähem. Minu jaoks on valik ning soovitus valijatele selge. Toetage neil valimistel inimesi, kes on oma tegudega tõestanud, et nende juhtimisel on Eesti kindlates kätes. Toetage Reformierakonda, sest me oleme ka päriselus tõestanud, et meie juhtimisel on Eestis taas saanud respekteeritud liige meie liitlaste peres. Reformierakonna puhul võite kindlad olla, et Eesti ei ole enam kunagi üksi, ei ole kunagi enam Venemaa hirmuvalitsuse all. Inimestele meeldib vahel otsida uute lubaduste lummuses põnevaid elamusi. Nendel valimistel ja praeguste keeruliste aegade taustal soovitan teil siiski jääda rahvatarkuse juurde. Parem oravad peos kui lubadused plakatitel. Meil on selja taga 3 väga rasket aastat, mille vältel üks kriis ajas teist taga. Sõda Ukrainas kestab siiani ja ka energiasõjal ei ole veel lõppu näha. Ometi oleme me sellest aastast rahvana läbi tulnud uskumatult tugevana just sellepärast, et väga suur enamus eestimaalastest on olnud valmis toetama Ukrainat ja ukrainlasi, kes Eestis sõja eest pakku on tulnud. Just see üks meel on pinnuks silmas meie idanaabril, kes ikka ja jälle proovib meid lõhestada, omavahel tülli ajada ja seeläbi mõjutada meie valikuid. Kallid eestimaalased, säilitage kaine meel, ärge laske end oma valikutes mõjutada meie vaenlastel. Eraldage terad sõkaldest ja valige Eestile tulevik, mille üle 100 aasta pärast sellele tagasi vaadates saaks ka teie järeltulijad uhked olla. Ärge laske end hullutada väidetest, et üksi on parem. Head televaatajad, mul on teile lihtne palve. Minge kindlasti valima. Tehke seda kas tänasest alates e-hääletuse teel või valimispäeval 5. märtsil. Aga tehke seda kindlasti. Valimistel on iga hääl määrava tähtsusega. Toetades Reformierakonda moodustame valitsuse, kus Eesti jääb tulevikku vaatavaks, euroopalikuks, sõbralikuks, targaks riigiks. Milline Eesti valimised võidab, ei ole täna teada. Mitte midagi ei ole veel otsustatud. Ainult valimistel osaledes saame kindlustada, et Eesti jätkab õigel kursil. Kui sa jätad valimata, siis jääb puudu just sinu hääl. Parem ise otsustada, milline on homne Eesti. Valides Reformierakonda valid Eesti, mis ei anna alla ega alistu. Mitte kunagi enam. Valides Reformierakonda tead, et Eesti on kindlates kätes.